kõigile, rõõm näha, rõõm kohtuda, iganädalane traditsioon juba. Ja tõesti sellel nädalal me keskendume siis teisele kooliastmele. Aga ma arvan, kõige mõistlikum ongi võib-olla korraks heita pilk tagasi ja võib-olla äkki on teil tekkinud küsimusi, et me nüüd saatsime teile need õpijuhised ka, mis me eelmine kord näitasime. Et võib-olla oli teil mahti ka visata neile pilk peale ja äkki teil tekkis mingeid küsimusi või olete te juba ise koostamas õpijuhist ja on tekkinud mingisugused agakohad, küsimärgid või täiesti sellised, tõesti sein on ees ja enam mööda ei saa. Et ma arvan, et äkki prooviks sellise vestluse ringiga avada. Võib-olla kui natukene siin äkki on mingid mõtlemisaega vaja, siis Merle, äkki sa annad märku, ütled, et kui sa nüüd mõtled endale tagasi, siis mis olid võib-olla sinu need esimesed apsakad, kui sa hakkasid koostama just nii-öelda noorematele õpijuhiseid? Aus vastus on, et ma ei oskagi praegu hetkel öelda. Ja ma arvan, et see on sellega seotud, et ikkagi kõik on väga nagu suures muutumises, et need keskkonnad, mis me kasutame ja kui me lisame sinna õpijuhisesse mingi keskkonna, mis nagu kas meid aitab kuidagi, siis jälle see õpijuhis ka ise muutub. Nii et ma võin küll öelda seda, mida ma eelmisel korral ka ütlesin, et minu õpijuhis on selles mõttes küll kardinaalselt muutunud. Et tõenäoliselt ka praeguseni veel paneme me nii-öelda mööda selle nii-öelda pikkusega ehk võib-olla seal on nagu pisut liiga palju asju. Ja sellest me oleme nagu õppinud seda, et teatud asjad me paneme juurde lisana. Et see ongi nagu selline lisaosa, et lapsel nagu oleks tunne, et see ei ole midagi nagu väga-väga suurt ja kõik see on nagu täiesti tehtav ja talle jõukohane. Ma arvan, et see on nagu põhiasi. Aga aus vastus on tõesti see, et ma ei oskagi praegu seda öelda. Jah. Mina tooks võib-olla välja selle, et kui nende õpijuhiseid ma enda meelest võisin küll koostada väga häid ja väga tugevaid ja selliseid lihtsalt loetavaid, siis ikka oli lapsi, just neid, kes uusi liitusid sellel perioodil, oli neid, kes küsisid ikkagi. Jubedalt kogu aeg oli nagu see saba taga ja ikka tuldi ja küsiti. Siis siis oligi see nii-öelda, ma võtsin sealt esiteks endale selle märkamise, et võib-olla ma pole ikkagi piisavalt lahti kirjutanud ja lühidalt just. Et ma märkasingi seda, et kui neil oli vaja teha mõnda harjutust või töölehelt mõnda ülesannet, siis näiteks ma polnud ka juurde kirjutanud, kus ta selle töölehe saab, et mis riiulilt ta selle leiab, sest et kuidagi neil ikkagi on vaja suunata seda, mis vihikusse oli vaja kirjutada, mitu rida oli vaja vahet jätta pealkirjaga, et isegi need asjad pidi alguses välja kirjutama. Ja isegi kui need oli välja kirjutatud ja tuldi ikka küsima, siis tegelikult oli ka mugavus. Lastel on tekkinud selline õpitud abitus ja neil on väga mugav, kui nad midagi ei tea, tulevad nad kohe küsima. Siis tegelikult mina elasin lastega üle ka selle faasi, et me ei jõudnudki õpijuhist väga palju nii-öelda ühe päeva jooksul läbi teha, sest et ma kogu aeg suunasin neid ise lugema. Mine tagasi õpijuhise juurde ja mis seal on kirjas. Loe 3 korda ja siis ma palusin, et ta tuleks minu juurde ja seletaks uuesti oma sõnadega üle, mis siis seal kirjas oli. Ja niiviisi hakkas ta siis sellega töötama. Et tegelikult nii-öelda see koht meil tekkis küll, et kuigi nagu õpijuhis minu meelest oli väga hea, siis neid küsimusi ikkagi tuli, aga mina ikkagi endiselt arvan seda, et lastel on see õpitud abitus ja kohe on käsi püsti ja õpetaja kindlasti vastust teab, aga tegelikult on vastus olemas ka seal õpijuhises. Jah, ma olen täiesti nõus selles mõttes, et teatud laste puhul see jääbki niimoodi, et sa saad seda natukene nagu alla võtta, aga ütleme, kui laps on meie juures seal 7 nädalat, siis
võib-olla väga palju muuta ei saa. Võib-olla õpijuhistes, eriti väikestel, aitab see ka, kui igalühel meist on ju oma kindel stiil ja sellel õpijuhisel on ka mingisugune stiil ja väikesel lapsel sa koostad struktuuri ära, sa kasutad võib-olla mingisuguseid värve, mingisugused asjad on nagu suurte tähtedega, teised väikeste tähtedega, joondumised. Kas selline struktuur, see selline kord aitab lapsel nagu toimetada ja me oleme näinud ka selliseid asju, et kuna Hispaania õppekeskuses ei ole nagu selles mõttes midagi kindlat, et õpetajad on nagu olemas kõigi õpilaste jaoks ja ei ole alati nii, et mina alati õpetan ainult teist klassi või siis ainult 5. klassi, vaid need on ikkagi muutumises. Siis kui õpilasel vahetub õpetaja, siis võib ka olla väikest nagu sellist nüanssi, kuigi meil on nad suhteliselt nagu ühes stiilis, aga ikkagi, et oleks hea, kui on mingisugune struktuur välja kujunenud süsteem, et see ei oleks sellises pidevas muutumises, vaid laps saab sellele toetuda. Ja siit on tegelikult hea edasi minna, et mul väga tore ongi näha, et kui teil on ka küsimusi tekib aja jooksul, siis te võite sinna ühisesse vestlusesse ka kirjutada. Aga kas kellelgi tekkis veel vahepeal mõtteid või küsimusi? No, mina tahaksin lisada, ma täna saatsin selle õpijuhise, mis ma valmis tegin oma lastele ja siis praegu ongi väga keeruline öelda, kas ja kui palju nad sellest iseseisvalt aru saavad, sest ma rohkem nagu ei näe neid, eks ju, nad peavad ise selle järgi nagu nii õppima. Et praegu ei oskagi veel öelda, et kuidas see meil välja tuleb, aga ma lihtsalt tegin vahepeal arvutis selle küsimustiku lahti, mis ma ka saatsin neile. Ja siit on nii huvitav näha, kuidas laps vastab küsimusele, et õpijuhis oli lihtne, aga vanema abi oli ikkagi vaja sellest arusaamisel. Et vaatame, et seda peab jah ikkagi kooli elus katsetama, et praegu ei oska niimoodi. Nad küll kindlasti saadavad selle tagasiside, aga jah, ei tea veel, kuidas need toimivad. Peab ikka pingis katsetama. Ja seda mõlemat pidi ehk, et tegelikult ongi see, et ma arvan, et see õpijuhis teeb võib-olla õpetaja elu lihtsamaks just selles osas, et kui see niiviisi koostatud, et õpilane ei pea igal hetkel õpetaja juurde pöörduma ja võib-olla saab mingil hetkel ka lapsevanemast nii-öelda lahti, et ta saab hakata just nagu tõesti iseseisvalt, kui ta hakkab mööda seda liikuma, võib-olla ühel hetkel avastabki, et ta on kõik asjad iseseisvalt teinud, aga see võtab aega, see harjutamine võtab aega, et me võime seda öelda, et see olgu see 1. või 6. klassi laps, see ikkagi nõuab harjutamist ja see järjepidevus, ma arvan, et on nagu see märksõna ja julgustus ka, et tõesti proovi iseseisvalt hakkama saada ja vaata, kuidas õnnestub, sest et siis, kui ta annab seda ausat tagasisidet, on ka õpetajal võimalus seda õpijuhist vastavalt siis selle grupile muuta, sest kui sealt ei tule ka tagasisidet, ei oska ka nagu seda kohandada vastavalt vajadusele. Et siin võib kommentaariks veel lisada seda, et need lapsed, kes meil on pikemalt olnud, et ei ole küsimus enam selles, et ta ei saaks õpijuhist, nendest juhistest aru. Küsimus ei ole selles, et ta nende õpijuhistega ja nende erinevate keskkondadega, millega me tegeleme, toimetab väga hästi. Üldiselt küsimus on ikkagi nagu selline ainealane, et kuhu ta takerdub ja ütleme siis õpik ja see õpijuhis ikkagi ta nagu ei saa päris nagu kindlust, kas ta on õigel teel. Ja neid takistusi selles mõttes, et need, kes meil kaua on olnud, neid on ikkagi ülivähe. Et ma vaatan praegu ka seal 5. klassis on suhteliselt nagu keerulised teemad lõpus ja ma saan neid küsimusi vähe, et ma olen nagu natukene mures, et kas sa oled ikkagi aru saanud, aga siis jälle need sellised ühistööd õnneks annavad sellise tagasiside, et ongi kõik hästi, et õpijuhistega tuleb tõesti harjuda ja nendega on võimalik harjuda. Ja tegelikult nagu Merle nüüd ütles ka siin, et ühel õpijuhisel peab olema ka struktuur, siis nagu me eelmine kord rääkisime, siis see struktuur võiks olla nii-öelda mõneti see tulebki juba ka sellest, kui ülikoolis käisin, et sealt klassiõpetaja erialal siis meile korrutati, milline see tunni ülesehitus võiks olla ja eks ta tegelikult mõnel määral ka ju kattub täitsa. Selleks, et midagi kinnistuks, on ju kõigepealt eelnevalt vaja meenutada. Ja me olemegi leidnud, et kas siis on see häälestus, on see läbi meenutamise eelnevalt õpitud või juba oma teadmiste
mis juba on nagu kogunenud kuskile, nende ülesandmine. Seejärel tulebki siis see uus teema, selle sidumine siis eelnevalt õpituga, tuleb harjutamine, siis kindlasti peab seal vahepeal olema nii-öelda see vahekontroll, kas ta siis seda teostab ise, seda kontrolli, kontrolllehtede abil, teeb ta seda õpetajale ette öeldes, rääkides, jutustades seda teemat, läheb aga oma sammuga edasi selle uue teemaga, kuni jõuab kindlasti kätte konsultatsiooniaeg, kus siis toimubki nimelt see reflekteerimine ehk õpetaja saab nüüd küsida selliseid sügavama sisuga küsimusi selleks, et veenduda, kas õpilane sai teemast aru, sest vaadake tõesti see, et kui me õpime korrutamist, siis nende tulpade tegemine on väga lihtne, aga kui tulebki näiteks see konsultatsiooni hetk ja küsida õpilaselt, mis asi see korrutamine ikkagi on ja kuidas ta on seotud võib-olla liitmisega, siis võib-olla mõnikord jääb õpilane hätta, korrutada ma oskan, aga vot ei oska seletada, mis asi see korrutamine ikkagi on või mõne muu teemaga. Ja lõpuks toimub kinnistamine läbi erinevate harjutuste, saadakse tagasisidet oma töödelt ja lõpuks ka siis enesekontroll, kus siis uuesti need teadmised äratatakse ellu ja kantakse paberile, et siis need lõplikult ka mällu jääksid. Ja meie oleme siis võtnud selle seisukoha, et see jääb siis mingis hetkeks puhkama, et tõesti ta nädalas näiteks esmaspäeviti tegeleb matemaatikaga ja siis alles tõesti peale enesekontrolli võtabki ette uuesti järgmisel esmaspäeval matemaatika, et saaks see kõik kinnistuda. Merle, kas sa tahaksid veel lisada siia struktuuri poole pealt? Aga nagu me ju ütlesime, et igal ühel on oma käekiri, aga mingi struktuur võiks säilida. Just, ja meil oli juttu eelmine kord ka sellest, et iga päev on erinev, et vahepeal täpselt me nagu jälgimegi seda, millest Kete praegu rääkis, aga vahepeal on vaja teha teisi jänesehaake, et see on ikkagi nagu väga nagu selline nagu tunde küsimus, et alati selline kord ja struktuur on hea aga samas, kui on vaja läheneda mingile teemale natukene teistmoodi, siis tulebki seda teha. Ja see on jälle teisalt kuidagi hea. Ja siin on meil küsitud ka väga toredalt, et mida te teete, kui laps teeb ruttu ära, aga kvaliteet on kehv. Ja kuidas saavutada, et ei kiirustaks, siis eks neid viise on erinevaid, aga ma räägin praegu lihtsalt ühe loo või ühe peegelduse konkreetsest olukorrast, kus teises klassis väga tubli ja tragiõpilane ja temal oli selline võistlushimu ühe teise õpilasega ja tihtipeale juhtuski see, et need tööd sai kuidagi ülekäe tehtud ja oli vigu sees, kuigi tegelikult tema võimed ja oskused olid paremad. Siis ma tean, et õpetaja otsustas sellise lükke kasuks, et ta hakkas diferentseeris õpet. Sellele ühele õpilase andis küll oma päevaplaani ette, aga selle teisele õpilasele hakkas ta andma ülesandeid jaokaupa. Et see õpilane kunagi tegelikult ei tea, ta teadis seda, et vot näed, tal on nüüd päeva jooksul vaja näiteks need 3 teemat läbi võtta, aga ta ei teadnud, mis ülesanded teda ees ootavad. Ja õpetaja andiski talle ette ülesanded jaokaupa, andis esimese ploki ülesanded, õpilane tegi need ära, õpetaja tegi vahekokkuvõtte seal, kas ta jäi siis rahule sellega või mitte, kui vajas täiendamist, lasi tal täiendada, siis andis ette teise jao ja lõpuks ka 3. jao. Ja mõnikord, kui juhtuski see, et ei jõudnud kõike, siis vot ongi see, et sul on võimalus anda järgmisel päeval need ette talle. Ja see nagu andis õpilasele selle võimaluse, ja eriti nüüd, kus pole enam distantsõpet ka, et ta saaks väga end võrrelda kellegagi, oli see, et ta ei teadnud seda, et mitu plokki tal ees ootab, mitu ülesannet tal ees ootab ja ta hakkas neid ülesandeid tegema hoolikamalt ja tõesti see töö tulemuslikkus tõusis. Ja võib-olla on ka see, et mõnikord õpetajad kasutavad selliseid toredaid väljendeid või mingisuguseid ütlemisi lastele, mis neile väga hinge lähevad. Ja mina tean, et mina 6. klassis rõhutasin alati seda, et näiteks ole hea, esita töö, mille üle sa oled uhke. Et kui õpetaja seda loeb, siis ta loeb seda rõõmuga ja sa tead, et ta mõtleb sinu peale helgelt. Merle, palun täienda. Väga nõus, et suuremate puhul meil tõesti töötab see, et
lastele läheb tõesti korda, et me tahame teie üle uhked olla ja tee seda 5. klassi vääriliselt, et just sa siin õppisid teemat, et vii see teema sinna sisse ja siis, mida me mõlemad nagu väga toredasti kasutame, on näiteks see, et kui me näeme ka, et tulevad sellised nagu teema on lihtne, loodusõpetus, mingisugune, Ketteril on palju näiteid, siit võtta näiteks aia teema. Nii, ja tulevad sellised lihtsad vastused, kas on mingisugune, ütleme, lünktekst, küsimustele vastused, tulevad sellised, ütleme, sellised 2.–3. klassi vastused. Ja siis me kasutame seda, et palun vasta ja kirjuta nüüd õpikust tõestus selles mõttes, et kus sa selle vastuse võtsid ja selles mõttes, et nüüd need mõisted ja see loodusõpetuslik keel oleks seal sees, et siis tal ei ole nagu võimalust nagu läheneda sellele, et ma lähenesin sellele väga lihtsalt. Ja kommentaariks ma ütleks seda, et väikeste laste puhul ikkagi, kui on piisavalt aega, siis on vaja nagu ikkagi nagu süveneda sellesse, et milles seisneb see rutakus või kiirustamine ja kui meil on lapsed meie juures nagu kauem, siis tavaliselt ikkagi nagu sellest põhjusest on võimalik nagu aimu saada, et antud juhul Keter kirjeldas seda võistlusmomenti, mis on nagu väga sagedane ja ütleme sellised nagu erinevad ülesanded ja see nagu pidev töö selle kallale, et sa ei võrdle ennast teisega, et sellel ei ole mõtet, et vaata, et sul võib isegi olla sama palju punkte, samad vead, aga kuidagi ikkagi ma hindan nüüd seda õpiprotsessi, mina tegelen siin ka kogu aeg nagu sellise selgitustööga, et sellel puudub mõte, et iga õpetaja hindab igat last nagu erinevalt, et selles mõttes, et see tulem võib olla vahepeal täpselt sama, aga see õpiprotsess on natukene teistsugune. See on raske neil aru saada, aga kui sellega nagu pidevalt tööd teha, siis ükskord see kannab nagu vilja. Et ma mäletan ühte juhtumit, kus ta oli minu juures nii-öelda rohkem minu juures 2. klassis, aga siis 3. klassis ta ütles sellise asja ühele nooremale siis koolikaaslasele, et kes oli võrdlemas oma tööd, sul ei ole mõtet seda teha, et see on täitsa nagu mõttetu töö, ta ei osanud seda nagu asjalikult nagu põhjendada, aga tal oli see meeles, see minu korrutamine, et palun ära tee, et vaata, mis sa oled nagu ise õppinud ja kuidas see protsess sul on läinud ja mõtle nagu sellele. Aga seda on väga raske lastel aru saada, seda võib öelda. Ja ma arvan, et äkki siinkohal nüüd me võimegi edasi liikuda teisele kooliastmele ja vaadata neid õpijuhiseid. Ja ma arvan, et nii mõnigi küsimus leiab ka siin vastuse. Ja ma ei tea, kas ma Merle alustan või alustad sina? Alustan. Nii, ma nüüd olen jälle hästi tubli ja õpin jagama niimoodi. Ja ma alustaksin kõigepealt sellest, et meie 5. ja 6. nüüd sellest distantsõppest alates on kõik nende õpijuhisid ja nende tööd esitatakse Google Classroomi. Ma arvan, et väga paljud on teist sellest kuulnud, sellest keskkonnast ja hetkeseisuga ma ütleksin seda, et ilma selle keskkonnata ma ei kujutaks ette oma distantsõpet suurtega. Sest et see keskkond võimaldab tõesti seda, et kõik tööd on ühte kohta koondatud. Ma saan panna üles kõik ülesanded, mida ma neilt ootan ja kõik need tulemused satuvad ka siia kokku. Ja alustame siis kõigega nii-öelda järgemööda. Ja ma olen nüüd siia ise endale ülesandeks pannud järgmise ülesande. Ma näitan kohe, avan nüüd. Siin on siis see, kus mina postitasin õpilastele ülesande. Siin ongi ta kirjutatud, on ülesanne. Siin on selle teema pealkiri. Siin on siis juhend, mis ta tegema hakkab ja seekord oligi vaja tal võtta ette õpijuhis ja seda täita. Siin kõrval on näidatud ka siis see, et kellele see on mõeldud. Siia on võimalik panna, et näiteks kui sa tahad seda hinnata, et mitu punkti on võimalik saada, võimalik panna ka mis on siis tähtaeg
ja mina panin veel siin juures on võimalik panna see, et mitmele või kas sa paned selle õpijuhise selliselt, et seda saab vaadata või seda saab täiendada. Mina pidin siis seekord panema sellise variandi, et seda saab täiendada ja igaüks saab endale oma. Ja kui me võtame nüüd selle lahti, siis tegemist on, nagu eelnevalt öeldud, matemaatikaga ja teemaks on, meil on siis lausa kolm teemat siin vaja siis sellel antud nädalal läbida. Ja kõigepealt ma olengi alustanud sellest, et seesama õpijuhis on vaja täita siia. See on nagu vihikusse tegemine, aga kuna mul ei ole võimalik nende vihikuid praegu vaadata, siis tuleb leida selline lihtsam viis. Ja siis nad saavadki seda sama dokumenti täita siia samasse kohe, sest neil on tekkinud endale dokument. Ja nagu ma ütlesin, siis mõnikord on hea alustada meenutamisega ja siin ta hakkabki jõudma siis positiivsete, negatiivsete arvude maailma sellega, et ta meenutab üldse, kus kasutatakse neid positiivseid, negatiivseid arve. Ja siin ta paneb järgmises ülesandes, ta paneb endal paika siis selle mõttemalli, et alati on kõigel ka 0 punkt, et kus siis need miinused ja plussid tekivad, need negatiivsed, positiivsed arvud. Ja niiviisi esmalt meenutades selliseid lihtsamaid ülesandeid tehes hakkab ta looma endal seda pilti. Ja siis on ka olnud vahekokkuvõte ja siin vahekokkuvõttes ongi ta teinud ühe ülesande töövihikust ja vastu on saanud ka kontrolllehe ja kontrollinud oma töövihikut. Ja mina olen palunud ka neil anda siis tagasisidet, kuidas neil on läinud. Ehk tõesti selline lühike ülevaade sellest, kas läks hästi, mis oli valesti. Ja olen pannud ka juba esimese proovikivi siia juurde. Ja nüüd ma tahaksin korra teile seda näidata, mis ma olen siis kasutanud. Et siin on selline tore lehekülg nagu Live Worksheets, kus on võimalik siis, sul on olemas endal tööleht, nii-öelda paberkandjal see näiteks, või on siis arvutis olemas, aga nüüd sa tahaksid, et õpilane seda teeks ja niiviisi, et see jõuaks ka sinuni ja juba kontrollitud vastustega, siis vot selline tore keskkond on, kus ta saab seda teha. Ja siin ongi tal esimene ülesanne, siis esimene proovikivi, kus ta saab selgeks siis selliseid meenutada ja öelda ka sellise esimese eduelamuse, et ohoo, see ülesanne oli selline hea lihtsake, see negatiivsete arvude teema ei tundugi nii keeruline. Kui ta selle ära teeb, liigub ta edasi järgmise teema juurde ja seda teemat olen ma alustanud siis meeldetuletuseks mõistega ja järgneb kohe ka õppevideo. Mõne teema puhul olen ma leidnud, et see õppevideo tutvustavaks osaks on väga hea. Ja nüüd sellele järgneb, kus ta tegelikult on võtnud vihiku, sest et arvkiire joonestamisel, esimesel joonestamisel olen mina ikkagi soovinud, et ta seda ise teeks. Ja siin on kirjutanud ta punktilt, on mina lahti kirjutanud, mida ta tegema peab. Ja tõesti, ta peabki seda lugema nii-öeldes et kõik asjad saaksid tehtud ja õigesti tehtud. Ja kui ei saa millestki aru, tuleb minna tagasi ja uuesti tegutseda. Tegelikult ma võin teile öelda ka seda, et see sama tekst on olemas ka õpikutes, aga selles mõttes, miks ma selle ümber kirjutasin, oli väga lihtne põhjus, sest et need õpilased ei osanud sealt õpikust lugeda niiviisi, et nad ei teeks selle ära lihtsalt, et ta nägi kõrval seda koordinaat teljestiku pilti ja ta juba tegi selle ära või selle arvtelje pilti. Ta juba tegi ära, ilma et oleks keskendunud, süvenenud, et kuidas see arvtelg ikkagi tekib, et miks on ikkagi positiivsed arvud suuremad kui negatiivsed. Et ta ei tee seda protsessi läbi. Ta näeb õpikus kohe selle pildi ära ja ta ütleb, et see on tehtud. Ja seepärast mina kirjutasin ümber. Siis on siin järgmine proovikivi olnud tal, et ta saab nii-öelda vahepeal kinnitust, et ta on õigesti asjadest aru saanud. Siis on vaja loomulikult tegelema ikka definitsioonidega, sest et definitsioon peab olema selge ja ma sain just väga toreda nii-öelda tagasiside ka ühelt gümnaasiumiõpetajalt, kes kuulas tundi ja ütleski, et tema jaoks on hästi oluline, et õpilased ka nooremates klassides tegeleksid
sellega, et nad oskaksid kasutada definitsioone ehk neid mõisteid õigesti, sest gümnaasiumid on pidada mõistlik alles siis, kui need on selged juba nooremates klassides. Ja siin ta tegeleb siis tõesti nii-öelda nüüd juba kinnistamisega ja harjutamisega. Ja siin on erinevad ülesanded antud ja need ülesanded on võetud ühest teisest õpikust, mis ma leidsin, et on natukene paremad, kui siis oli see Avita õpik. Sellel konkreetsel juhul, kui ta nüüd on selle koordinaat teljestiku ära teinud, siis ma olen küll palunud endale saata pildi, sellepärast et see on tal esimest korda tehtud, ise joonestatud ja seal on ju kindla reegli järgi see joonestatud. Ja siis läheb ta oma tegutsemistega ka edasi. Ja siin on ka üks paarisülesanne, kus nad peavad üksteist kontrollima ja andma tagasisidet oma paarilisele. Ja lõpebki see sellise kordava avaldiste arvutamisega. Nii. Ma nüüd korra lähen siia nüüd tagasi. Ja ma tahaksin teile nüüd näidata siis, kui juhtub see koht, et kui tema nüüd oma selle õpijuhise ära teinud, siis no võtame siit näiteks minu õpilane, mina ise, nagu te näete, olen siin jätnud kõik esitamata, aga kui siis tema on oma selle õpijuhise ära täitnud ja esitanud, siis ilmub tegelikult siia selline roheline kiri, kus ta ütleb, et ta on selle esitanud. Ja kui see linnuki ilmub, siis tähendab, et sina oled selle üle vaadanud ja andnud juba omapoolse hinnangu. Te näete siin kohe konkreetselt, mis on esitamata olnud või mis tuleb veel esitamisel. Ja siis matemaatikas ongi, et kui õpijuhisega saab tegutsetud mingile maale, siis olenevalt teemast tuleb ühel hetkel konsultatsioon. Ja see konsultatsioon ongi tavaliselt, kas siis mina olen teinud selle tegutsemise keskel, näiteks päeva keskel on see olnud, või kui näiteks see teema on suhteliselt lihtne, siis ma olen võtnud ka päeva lõpus kokku ja teinud koos mõned ülesanded, arutlenud ja alati kasutanud siis neid õigeid mõisteid nendega rääkimisel ja kõige lõpus järgneb siis sellele enesekontroll. Nii, kas teil on selle õpijuhise kohta küsimusi? Mina võib-olla lihtsalt lisan juurde, et see on minu arust väga hea tööriist õpetajal saada ülevaadet sellest, et kes on juba esitanud ja sellepärast, et ise ma olen lapsevanemana märganud, kuidas mu laps on vahepeal turris, sellepärast, et on oma tööd kõik ära saatnud, aga õpetaja on pannud hüüumärgid. Et lihtsalt ma saangi aru seda, et õpetajatel on praegu väga keeruline ju nagu järge pidada seda, et kes on saatnud, kuhu on saatnud, mida on saatnud, et kui sellist süsteemi nagu head ei ole, siis käibki üle jõu. Täpselt ja tegelikult mina ütlengi, et ma arvan, et mina tunnen isiklikult, see mind päästiski, sest et ongi veel eriti kui siis meil on veel koolis, et kuigi meil on vähe õpilasi, tõesti mul oligi eelmisel perioodil oli neid kolmandikke küll natuke rohkem, seal ütleme 10 ringis natuke peale, aga nad olid erinevatest koolidest, neil olid erinevad ülesanded ja lõpuks siis see, kui nad saatsid mulle neid pilte ja ega ma ei suutnud ka hallata seda, kes on ära esitanud, kui palju ta on esitanud, mis veel kellel tegemata on, siis see annab nagu selles mõttes selliseks järjepidamiseks ikkagi väga hea võimaluse. Ja just ka see, et õpilasel on kõik materjal ühes kohas kättesaadav ja ka tema saab jälgida seda, et kas tal on kõik asjad esitatud, et isegi näiteks kui seal õpijuhise keskel on mõni selline, et ongi see proovikivi ja ta on selle ära unustanud, siis tegelikult mina olen ta veel eraldi kirjutanud, uuesti välja toonud uue ülesandena, kuhu ta peab oma tulemuse kirja panema. Ja kui ta näeb, et tal on see tegemata, siis järelikult ta saab selle juurde tagasi pöörduda ja selle ära teha. Merle, kas sa oskad midagi lisada siia juurde või võtad äkki ette juba enda õpijuhise? No see kõige olulisema rääkisid ära, et ma veel kord kinnitan seda, et tõesti, et sellel distantsõppel on see Google Classroom olnud nagu päästerõngas. Et just see on aidanud nagu hoida mingite raamide sees nii õpetaja jaoks, õpilase jaoks ja tõenäoliselt ka vanema jaoks. Et tõesti väga hea asi, mida me väga soovitame kasutada. Aga mina siin vastukaaluks näitaks siis õpijuhist õppeaasta esimesest nädalast. Et meil oli juttu sellest, et võib-olla alguses võiks asjad olla rohkem lahti räägitud
ja kohe ma räägin põhimõtte ka. Minul nad võib-olla ei ole nii palju lahti räägitud, aga ma põhjendan ka kohe, miks. Nii, ma saan aru, et on nähtav, jah? Minu õpijuhis on siis praegu selline ühisõpijuhis ehk eesti keel ja kirjandus on pandud ühte õpijuhisesse. Teadupärast 5. klassis on nädalas 3 eesti keelt ja 2 kirjandust ja nad on küll eraldi, aga esimesel nädalal ma otsustasin nad kokku panna, sellepärast et nad kandsid tegelikult nagu ühte sedasama eesmärki, ühte sama sisu. Ja mina olen siis kohe asunud nii-öelda asja kallale, et tal on vaja selgeks teha mõisted, mis tegelikult, kui peale vaadata, paistavad nagu lihtsad. Siis ma olen talle öelnud seda, et kui ta seal õpikut nüüd kasutab ja neid mõisteid maha kirjutab, siis eesmärk on ikkagi selles, et ta saaks sellest aru ja ta võib seda teha täiesti oma sõnadega. Peaasi, et ta aru saaks. Nüüd tihtipeale ma juba näen seal kitsaskohta ära, et mis asi ikkagi see arvamus on ja mis asi on väide. Et selle tahaks nagu eraldi, selle seletust tahaks näha, et ta näeks nagu vaeva ja mõtestaks selle enda jaoks lahti. Edasi ta töötab siin iseseisvalt, ta tutvub nii-öelda õpikuga ja juba kohe peale seda ongi ühistöö. Ja selles esimeses õpijuhises olengi ma pannud nagu päris mitu ühistööd just sellepärast, et lapsel oleks nagu kindlust, et ta teeb midagi ise, aga nüüd me siin vahepeal arutame, selgitame ja siis kogu see süsteem nii-öelda nagu vaikselt kulgeb edasi ja mitte ei ole raksti, et kogu elu on õpijuhises ja siis ta peab sellega nagu koheselt hakkama saama. Vaid see on nagu midagi iseseisvalt, midagi koos kaaslasega ja midagi siis koos terve klassiga. Ja samamoodi väike reegel vahele, kuna on tegemist õigekirjaliselt keelte õige kirjaga, siis lihtsalt selline väike reegel. Ja samamoodi jutt oli sellest, et kus ta siis vajalikke vahendeid saaks, et siin on üks või õigemini 2 töövihiku harjutust ja nendes harjutustes on vaja kasutada atlast, et kus ta selle leiab. No teaduskambrist, tegelikult me oleme ära selgitanud loomulikult, kus need kambrid kõik on, aga tõenäoliselt tal see hästi meeles ei ole. Aga loomulikult on jälle siis, kelle käest küsida, kas vanadelt olijatelt, õpetajatelt, siis ta saab jälle suhestuda nagu teistega, et tekivad tutvused, tekib tal nagu julgem tunne ja ta toimetab nii-öelda meil majas juba ringi. Ja nagu ma ütlesin, siis sealt iseseisvalt töölt läheb edasi selline nagu väike enesekontrolli moment, mis käib siis läbi paaristöö või töö siis kolmikus, kus ta saab siis nagu mingisugust tagasisidet, kas ta on õigel teel, kuidas tal läinud on. Ja edasi jälle on selline iseseisev töö ja lõpuks on vaja siis nagu teatud osa sellest teemast kokku võtta Padleti keskkonnas. Ja tõesti, kuna see on nagu esmakordne moment, siis ma olen siia pannud nüüd nagu väga täpse juhise, kuidas seda peaks tegema. Et alati ma panen Padletti ka siis nagu selle oma mõtte, et kuna siin on küsimus, et kas oled nõus, et ühtegi keelt oskamata ei saa üldse inimese moodi elada, siis ma kirjutasin sinna oma mõtte koos põhjendusega ja lisasin sinna veel ka sellise ilmestava video, et ma nagu suunasin lapsi sellele, et lisaks sellele, et sa kirjutad oma mõtte koos oma põhjendusega, sul on arvamus, põhjendus, siis tegelikult sa võid veel kuidagi seda oma mõtet iseloomustada, et need ei pea olema ainult nagu lihtsalt sellised lauseread. Ja jällegi see sama asi, et kus ma siis saan neid vajalikke vahendeid, et kui mul ei ole enda nutiseadet, et kus ma need leian. Ja nagu ma ütlesin, siis neid ühistöid oli siin päris mitu
siis tegelikult me selle nädala nagu lõpetamegi sellega, et me võtame selle asja ühiselt kokku, teeme ühe harjutuse ühiselt, et nii-öelda panna punkt teemale ja veel kord rääkida kõik need asjad läbi. Põhisuunitlus muidugi oli seotud selle mõtteavaldusega, mida laps pidi kirjutama Padletti. Ja kuna see oli seotud ka kirjandusega, siis tegelikult esimesel nädalal oli meil selline asi nagu kirjandusklubi, mis omakorda oli seotud suvel loetud raamatutega, siis see ka siia veel lõpuks. Et lihtsalt mõte oli selles, et neid iseseisvaid asju oli alguses nagu vähe, rohkem oli ühiselt võib-olla sellist traditsioonilisemat klassisüsteemi, kus õpetaja sai seda protsessi juhtida, et tasahilju kasvatada teda nagu rohkem iseseisvamaks. Nii, Keter, annan sulle sõnajärje üle või kui on nüüd küsimusi, siis ootan lahkelt küsimusi. Ja, et hea meelega ootaks ka küsimusi. Siis on hea rääkida, sest tihtipeale on see, et kui sa ise selle sees oled, siis nagu unustad mõne võib-olla asja, mis on väga oluline ka rääkimata. Nii et andke meile indu juurde. Mul on küsimus selle Google Classroomi kohta, et kuidas lapsed teil sinna selle konto teevad või kuidas on seal võimalik üldse liita neid lapsi sinna? Selles mõttes on see väga lihtne, et lapsel peab olema meilikonto, tal peab olema nii-öelda e-posti aadress ja selle kaudu saab ta sinna lihtsalt lisada. Ma võin kohe seda tegelikult ka nii-öelda hästi korraks näidata. Et kui te näete, siis on minul nii-öelda loodud üks klass. See on praegu siis matemaatikaklass, kuigi siin on 4. periood pealkirjas. Ja siin üleval ongi inimesed ja sealt saad valida, kutsu siia oma külalisi ja panedki sinna nende meiliaadressid ja kohal nad ongi. Et nii lihtsalt see käibki. Kas see töötab ka teiste meilidega või peab olema just Gmail? Et näiteks kui online'i kontoga proovida või meil on ka mail.ru-ga osad õpilased, et kas ta nendega ka toimib? Vot, nüüd sa pead Merle mind aitama, sest et mul on naljakas lugu see, et mulle tundub, et mul on kõik õpilased olnud Gmaili kontoga. Meil on just see probleem, et ei ole. See on väga hea küsimus ja minu arust peab olema, et siin Anne kirjutab, et Gmail peab olema ja minu arust peab see tõesti nii olema, et ma küll 100% ei saa vastata, aga kuna on nagu väga loogiline Google Classroom, et tõenäoliselt see ikka nii on. Gmail peab olema. Mina sellepärast jätsin selle välja, et kõigile Gmail ja kõik ei taha ka teha. See tuli mul ainetunnis välja, kui ma tahtsin teha Google Drive'is mingeid õpiobjekte. Siis ma pidin looma eraldi konto, mida õpilased saavad kasutada, kuna nad ei olnud nõus tegema ka. Ja tegelikult see on täiesti mõistetav, et ei olda nõus tegema, aga meil kool on lahendanud sellega, et meil õpilastel kõikidel on oma kooli aadress. Et seda kasutatakse mitmetel erinevatel puhkudel ja see aadress, mis neile loodud on nii-öelda kooli alt ja kool loob selle, mida nad kasutavad kooli jaoks, siis see on seotud Google kontoga. Et see on üks lahendus. See on vist kõige parem lahendus, sest minul oli lihtsalt üks kogemus ühe lapsevanemaga, kes ka ütles näiteks 2. klassi laps ei ole esiteks nii vana, et tal peaks olema Gmaili konto. Seal on ju vanusepiirang ka ja jäigi see tegemata. Ja, aga ma soovitan seda kooli kaudu teha, sest et tõesti nii on see kõige mõistlikum, sest ma ütlen, meil need tehti kõigile õpilastele ja tänu sellele on nii-öelda see mure on lahendatud. Ja, et seal selles mõttes seal Google Classroomis on hea, et tõesti, et kuna meil käib see asi perioodide kaupa, et mõni laps on seal 5 perioodi järjest, siis on hea, et kas ma lisan kedagi juurde, eemaldan sealt ära sellest nimekirjast, et kõik see nagu käib hästi lihtsalt ja nagu mõnusasti õpetaja jaoks ja kogu see info on ju olemas ja tallel, mida vaadata ja sellega edasi toimetada.
aga meil siin Kaili kirjutab, et toimib ka teiste kontodega. Kaili, kas sa oled proovinud ja katsetanud seda? Ja, No. et Google Classroom oli ka minu elupäästja. Siin seda distantsõppe alguses mul seda ei olnud, ma ei teadnud sellest midagi. Ma olin hädas oma tööde parandamisega, aga nüüd peale vaheaega ma hakkasin kasutama seda ja olemine muutus kohe teiseks. Tõesti, nõustun 100%. Tundsin ennast jälle inimesena. Ja toimib küll, sest ei olnud lastel kõigil Gmaili. Väga hea on seda teada. Aitäh. Ja et kool seda saaks kasutada, peab kool tegema selle G Suite'i konto mingisuguse. Meie kool praegu tegemisel, see on pikk protsess. Aga mina kasutasin nüüd nende era-e-maile ja kõik toimis. Nii, ma nüüd meeleldi läheks edasi ja muidugi ma suutsin end juba välja logida, pole hullu. Et ma võtaksin ette järgmise aine, et kuidagi anda täna teile võimalikult palju ülevaadet siis mitme aine kohta. Ja nüüd ma loodan, et ma leidsin üles siis ka selle õige. Endiselt ei ole see õige. Vaatan korra otsa, kas ma näen õigesti. Ja nüüd on siis ajaloos teema siis Vana-Rooma. Ja siis tuleb teemaks võitlus Kartaagoga ja selleks, et alustada seda teemat, tuleks õpilastel, mina palusin, et nad meenutaksid kõigepealt siis, mis koht see üldse Kartaago on, kus ta asus, miks ta oli oluline. Ja täpselt see on see meenutushetk, see on ka selline väike kontroll, et kas ta mäletab, kust seda otsida, just et kas ta teab, et kuhu nii-öelda peatükkide peaks sattuma või tõesti mõnel on ka väga selgelt meeles. Siis edasi ma olen lisanud siia ka erinevaid kaarte ja just selle jaoks, et mõne kaardi puhul on oluline see, et ta tähelepanu koonduks just selle vaatamisele ja võib-olla mõne asja selgitamisel. Siis nagu te näete, siis siin on pidanud ta lugema lisalehelt, siis need lisalehed on ka kõik Google Classroomi materjalide alla paigutatud, sest et jälle leidsin, et võib-olla õpikus ei olnud piisavalt lahti seletatud, siis nii-öelda need lisalehed annavad võimaluse lähemalt tutvuda. Seejärel on tal tõesti õpijuhises ülesanne, kus tal on vaja siis natuke süübida nendesse puun ja sõdadesse ja kõige olulisema sealt üles leida. Ja järgneb sellele, kui ta on selle osa teinud, siis nüüd on tema see enesekontrolli koht, veel isegi enne konsultatsiooni on tal olnud Google Classroomis test lühike ja see test olen ma koostanudki. Google Classroomis on see võimalus olemas testi koostada. Ja ma olen veel kasutanud, nagu te teate, on kuuendatele klassidele väga palju ülesandeid ka EIS-is üleval ja olen kasutanud sealset materjale ja teinud selle põhjal ülesande nii, et need tulemused, mis nüüd ta siin selles Google Classroomi testi tehes saab, lähevad automaatselt ka siis sinna hinneteks üles talle. Siin ta teeb oma testikese ära ja kinnitab selle. Ja liigub edasi nüüd järgmise juurde. Nüüd ma natukene siin ekslen, otsin. Ja selle nii-öelda liigub edasi järgmise, kuna selle ajaloos mina teen niimoodi, et perioodi esimeses pooles on loodusõpetus ja perioodi teises pooles on ajalugu. Ehk siis ta ei õpi neid kahte korraga, vaid süvenenult võtab ta ühte ja siis perioodi lõpus süvenenult võtab ta teist ja seepärast on ka väga palju teemasid sellel hetkel. Ja siin on samamoodi, minul algab meenutamistega, sest et miks ta sellel hetkel peab meenutama, kuna nii-öelda Vana-Kreeka ja Vana-Rooma ajalugu on ju tihedalt seotud, siis
nii-öelda hoida neid kuskil taga kuklas on väga-väga hea, neid teadmisi, mis ta juba eelnevalt on saanud. Siin ma suunan lugema õpilast selliste alapeatükkide kaupa. Et mingitel hetkedel ma olen palunud terve peatüki korraga läbi lugeda, et saada nii-öelda see esimene amps, esimene aimdus, siis nüüd ma soovin, et teeks tööd alapeatükkidega. Ja just selle jaoks, et ta saaks noppida välja sealt kõige olulisema. Ja siin ma olen palunud ka paari küsimusele vastata. Siin tuleb järjekordselt üks skeem. Nüüd siin selleks, et oleks selline mitmekülgne lähenemine, siin ma olen palunud talle hakata mõtisklema siis vallutussõdade tagajärgedele ja mis kasu või kahju on see toonud. Ja seda selleks, et lihtsalt ei õpitaks selgeks nii-öelda, et vot näed, oli sellised vallutussõjad, aga mida see tõi või miks see kasulik oli, ehk siis see põhjus, seos, tagajärg peaks nagu neil juba selles vanuses tulema. Ja siin ta on pidanud siis neid leidma. Nüüd edasi on tal kaks võimalust, et kui ta loeb läbi järgmise alapeatüki, on tal võimalus teha tööd kas Padletis või seda sama skeemi jätkata siin õpijuhises. Nüüd selle Padletiga on, mis mulle meeldib, on see, et seda on võimalik jagada Google Classroomi. Ehk see tähendab seda, et kui ma olen ülesandeks pannud, et tee Padleti siis selline sein, ma olen isegi seda kasutanud, et see on nagu konspekt, siis siin on võimalik seda jagada ja täpselt Google Classroomi, nüüd ma vaatan, nii, ehk et näete, ta saab seda esitada enda Google Classroomi ja niiviisi, et ta läheb ka õige ülesande alla. Siis, kui ta on selle ära teinud, on tal järgmine ülesanne, siin on see natukene paigast nihkunud, siin on tal selline ajajoon, kus ta peab siis panema vastavad sündmused. Siin on jälle üks tööleht, mis on jälle seal live worksheet siis üleval, kus ta saab koheselt tagasisidet, kas ta on õigesti teinud või mitte teinud. Ja lõpuks veel viimane ülesanne ja siis see lõpeb, õpijuhis lõpeb. Aga nagu ma tuletan meelde, siis seal Google Classroomis on üleval kõik need, siin on üleval see Padleti ülesanne ja siin oli see enesekontrollikene vahepeal, et need on eraldi ülesannetena olemas seal selleks, et ta neid ka ei unustaks. Ja siis ta võib ka avada endal muidugi selle koha, kus ta näeb, mis tal on esitatud, mis esitamata. Õpetajale annab see hea ülevaate sellest. Ja siin on näha, et ta on esitanud oma tööd. Siin on õpetaja juba ka tagasiside andnud, kuigi tegelikult siin on õpetaja veel andnud tagasisidet, lihtsalt pole neid veel Google Classroomi pannud, aga et need on nii-öelda olemas kõik tal. Ja ma tean, et siin nii-öelda selle esimlehe peal saab ka õpilane küsida mingeid küsimusi, kui tal on jäänud midagi arusaamatuks, kui ta ei leia ülesse. Aga siis tahtsin veel siia lisada, et nüüd ma räägin siin ilusti, et ma panen talle ülesandeid ja kõiki neid, kus seda teha siis saab. Tegelikult siis ongi siin klassi ülesannete juures on võimalik siis luua kas ülesanne, siis on see test, siis mina pole seda varianti kasutanud, küsimuse varianti, siis on siin tõesti need materjalide koht, mis ongi siis mõnikord on mul õpijuhis materjaliks, siis need nagu need puunjasõdade lisalehed materjalid all, et kõik on neil nagu kätte saada. Merle, kas sa oskad midagi lisada siia juurde? Ma avan siis ühe õpijuhise ja räägin siis kohe juurde. Et kui tuleb küsimuseks selline asi, et no ei taha päris kogu aeg, et enamus asjad oleksid nagu kas siis arvutis tehtavad või siis tõesti nii, et kogu aeg on nagu läbi mingisuguse seadme. Siis näiteks minul on selline olukord, kus lastel on kõigil võimalik printida ja tegelikult see on nagu natukene seotud nagu nende vanade traditsioonidega ka, kus me neile andsime nädala õpijuhise kätte.
kätte paberikandjal ja nad jätkuvalt nagu seda meelt on, et nad tahaks, et see oleks nii, et nad ei vaataks seda arvutiekraanilt, vaid et nad saavad seda printida. Ja seepärast mina nagu õpijuhist ei olegi Google Classroomi pannud ja sinna tulevad nagu sellised lisaasjad, kuigi nii-öelda vahet ei ole, kas ta prindib selle Google Classroomist või ma saadan talle selle meili peale, aga no lihtsalt see on nagu meie traditsioon niimoodi olnud. Nüüd minu õpijuhis on siin loodusõpetuses, see on seotud Läänemere loomadega ja algab see pihta sellest, et tegelikult üks teema hakkab lõppema ehk siis kalade teema ja ta on pidanud uurima ühte kala või siis ka kahte kala ja sellest koostama uurimuse ja kuna jälle siin on seotud nagu selliste tehniliste vahenditega, et kas laps saab kasutada, kas tal on võimalik kogu aeg kasutada seda arvutit, kas ta saab teha esitluse PowerPointis või Preesis näiteks või ta teeb seda hoopis sellise mõisterägastikuna A3 paberil. Et meil siis oligi üks selline laps, kellel ei olnud võimalik teha ei PowerPointis, ei Preesis, tal ei olnud võimalik nii palju arvutit kasutada ja tema tegi selle mõisterägastikuna. Ja siis ma olen lihtsalt nagu meeldetuletuseks toonud siia välja selle uurimuse alapunktid, et veel kord meenutada, kuidas see ülesehitus on ja mida see uurimus peab siis sisaldama. Ja ei väsi ma kordamas seda, kuigi neil on oskused olemas, nad on mitmeid esitlusi nagu koostanud, aga ma lihtsalt tean, et väga paljuski on nagu probleem selles, et lapsed kipuvad sinna kirjutama nagu tervet juttu ära. Et kui ta hakkab siis esitlust tegema, siis ta nii-öelda loeb selle jutu maha. Aga meie eesmärk on jõuda selleni, et esitlusse tulevad märksõnad ja laps nii-öelda räägib selle jutu sinna juurde. Et ta astub nii-öelda sammukese juba nagu suuremate sekka. Ja olen andnud talle sellise väikese soovituse ka, et ole hea, tee proovi esitlus kodustele. Neil on kindlasti põnev, vahva seda kuulata ja sina saad mingisuguse kogemuse ja nii-öelda esimese tagasiside ka, et kuidas sul läks. No ma võin öelda näiteks mu oma tütar, kes hetkel on nii-öelda minu õpilane, tegi seda. Nii et ma andsin talle nii-öelda ühe esmase tagasiside ja pärast siis õpetana juba nagu teise loo. Siis vanast ajast on meil jäänud, see on küll jah, õpijuhis 5. perioodist ja 3. nädalast. Et meil on jäänud selline kokkulepe, et kuna kui ei olnud distantsõpet, siis ma päris palju kasutasin ja Keter ka, siis ümber pööratud klassi süsteemi ehk siis mingisugused teemad, mingisugused tekstid ta valmistab eelnevalt ette ehk siis on juttu sellest olnud, et ega meil seal Hispaania õppekeskuses nagu väga kodust õppimist ei olnud, aga siis kui midagi oli kodus vaja teha, siis see oli just nimelt seotud selle teema lugemisega, teemaga tutvumisega, et siis juba seal klassiruumis, koolimajas edasi minna nende konkreetsete ülesannetega. Ja sellest ajast on jäänud mul ka selline nagu värvilahendus, et nad teadsid, et ahaa, sinisega oli märgitud see, et see on midagi, mida ma pean nagu eelnevalt läbi lugema. Lihtsalt selline värvilahendus, selline struktuur, ülesehitus. Nii ja minul siin ka, siis ma alati kirjutan ette, et kui nüüd mingisugune ülesanne tuleb Google Classroomis, siis on see märge seal ees, et leia sealt ülesanne hülged, koosta märksõna kaardid, hiljem on neid siis juba vaja kasutada järgmises töös, sellepärast et lisaks seal imetajatel on tal vaja ka selgrootute piltülevaade koostada, nii et need on nagu ülesanded ühilduvad. Ja rõhutan samamoodi nagu Kettergi mingisugused olulised asju, näiteks seda, et on vaja meenutada, et mis asi on toiduahel, mis asi on toiduvõrgustik, olen selle ka nagu tumedalt välja toonud.
ja kuna selles nädalas on nagu mitu teemat, lisaks siis imetajatele, selgrootutele ka linnud, siis jällegi seesama asi, lihtsalt ta tuleb, miks ta siin sellise värviga on, et see on selline vana kokkulepe. Ja edasi tulebki selline lindude ülesanne, kus on siis vaja neid linde nagu pisut tundma õppida läbi siis ülesande algaja linnuvaatleja ja lisaks siis õpikus olevale tekstile ja õpikus olevatele piltidele olen ma otsinud sellised lühikesed, hästi lühikesed ja iseloomulikult videod, mis nagu annavad nagu parema võimaluse selle sellise linnuvaatleja lehe täitmiseks. Ja samamoodi siin edasi ta jätkab teemaga, kinnistab seda töövihikus, proovib asjadest aru saada ja lõpuks siis jõuame me selle ühistöö juurde, kus kõigepealt me alustame selle nii-öelda vana teema lõpetamisega, selle punkti panemisega, ehk ta siis esitleb oma kalu ja tegeleme ka selle nädala teemadega, ehk siis arutleme need veel kord läbi ja ma olen välja valinud ka teatud asjad, sellised nagu rõhuasetuspunktid, ehk me kontrollime osaliselt töövihiku ülesanded, kus ma arvan, et võib-olla kas seda oleks vaja üle rääkida või oleks seal vaja anda mingisugust sellist nagu täpsustavat informatsiooni. Aga eelkõige ma tahtsin just siin nagu rõhuda sellele, et saab ka teha nii, et see Google Classroom on nagu selline nagu kergelt lisana kõrval, et just see, et ma tean, et vanematelt tuli tagasisidet ka, et meil kõigil on seda arvutit palju. Me saame sellest väga hästi aru, et alati on võimalik erinevalt neid asju kombineerida, et valiku võimalus on tõesti väga lai ja minu arust on see nagu vahva ka. Nii, kuulame veel kord nüüd teie mõtteid, teie küsimusi, mis on tekkinud. Kui ilus linnulaul. Ja, mul siin on, ütleme niimoodi, et issanda loomad on kirju siin meil. Et need tööjuhised me paneme jälle teele. Eks nende tööjuhistega just vanemates klassides ma tean, et ise, kui ma hakkasin neid tegema, siis mina kippusin tegema väga sisutihedaid. Ja ma tean, et nende lisamaterjalide lisamisega peab olema väga ettevaatlik, et peab ikkagi väga läbi mõtlema, miks võtta ja kas on mõistlik neid juurde võtta, sest et mina tegin oma esimesed vead ikkagi seal, kus ma õpilastele panin võib-olla seda lisamaterjali liiga palju ning see koormus läks neil väga suureks. Et tihtipeale on tõesti need õpikud ja töövihikud väga head materjalid ja selleks, et õpijuhis nii-öelda töötaks, ongi hea panna nii-öelda kirja, kuidas siis õpiku ja töövihikuga töötada, kuid ma leian, et selleks, et mingi asi kinnistuks, on selline, kui ühe teema kohta saab lahendada erinevaid ülesandeid, siis ka tal on olemas see võimalus neid asju, seda teemat erinevat puudutada ja ka käsitleda, et siis kindlasti kinnistub veel paremini. Näiteks on selline lugu, et on mingisugune iseenesest lihtne teema, on taskuarvuti kasutamine, kuidas ma kalkulaatorit kasutan ja õpikus on see täitsa toredasti, võib-olla natukene pikalt selgitatud, erinevad näited, aga õpetajana ju me saame aru, et tõenäoliselt ta siin enam-vähem kõigest saab aru, aga üks asi näiteks, et kuidas ta nüüd seda mälu kasutab, kuidas ta sellega hakkama saab, siis tavaliselt ongi tark niimoodi, et midagi ma lasen tal seal toimetada, aga nüüd, kus ma tunnen, et nüüd on see kitsas koht, selle ma toon eraldi õpijuhisesse välja ja sellega ma nagu mängin selle rohkem lahti. Võib-olla vahepeal on vaja, et on kõik läbi mängitud, et ongi keeruline teema ja nii nagu Ketter nimetas seal oma teema juures matemaatika teemas, et ongi vaja, et ta keskendub sellele, aga vahepeal ei ole vaja kõigele, on vaja mingitele nüanssidele keskenduda.
ja tihtipeale näiteks, eriti praegu ma panen Google Meeti just sellised punktid, millega me tegeleme. Ja eile tuli selline lugu, et üks tütarlaps saatis mulle sõnumi, ütles, et no tõesti, ma sellest töövihiku ühest, ma saan kõigest aru, aga ühest ülesandest ei saa aru. Ma ütlesin, et pole hullu, et kui sa oled nagu plaani vaadanud, siis tegelikult ma olen selle ühistöösse pannud, sest ma nägin seda sammu ette, et tõenäoliselt tuleb, kuna meil on vaja meenutada mitut eelnevat teemat, on aasta lõpp, pea on paks ja nii edasi, et ma võtan selle veel kord läbi. Et tal on nagu, ta ütles, jaa, muidugi, seda ma mõtlesin, miks see seal on, aga ta lihtsalt ei pannud neid asju kokku. Aga kõige targem ongi nagu enda peas läbi mõelda, missugused on olnud, kus on need kohad, missugused on kitsaskohad, missugune on rühm, kuidas ma peaks tegema, et me võime igasuguseid nagu häid nõuandeid anda, aga ütleme, et see tervik on seotud väga mitmete teguritega. Nii et paraku see nii on. Ja eks ma arvan, et ongi, et kui te hakkate ise neid koostama, kes juba on koostanud, kindlasti on juba ise nii-öelda need esimesed raskused ületanud või ületamas ja tekivad need küsimuste kohad, et mis siis saab, kui. Ja ma arvan, et need tulebki kõik läbi teha, ega teistmoodi ei saa, sest et ma ütlen, et lihtsalt iga klass on erinev, iga õpilane on erinev ja tänu sellele ka need erinevad lahendused on vajalikud. Aga et teil oleks kuskilt alustada, selleks jagasime meie teiega oma mõtteid, oma nõuandeid. Ja ma tean, et aeg tegelikult on tiksunud meil täis. Kas on nii? Ja nüüd ongi see, et kuidas meil nüüd oli Hälis see kokkulepe, et mis see kuupäev oli, et mis hetkel me ootame siis kõik, et ma tean, et juba on tõesti osas jõudnud meieni, aga need õpijuhised, et kõik, mis see kuupäev oli? 1. juuni oli see kuupäev, kus me ootame siis kõikide õpijuhiseid ja mul on ka üks plaan nende õpijuhistega. Ma ei tea, ma loodan, et teile meeldib see plaan, aga mõte on siis selles, et me kogume nende õpijuhised kokku ja võib-olla teeme sellest mingisuguse kogumiku lausa. Et ma arvan, et see oleks hea kasutada meile endile ja jagada ka teistele seda, nii et jah, et kui need esimesed õpijuhised saabusid, siis mulle need nii meeldisid, et mõtlesin, et no nendega tuleb midagi veel peale hakata, nii et siinkohal mul on kõigile suur palve, et palun tehke siis neid õpijuhiseid juurde, et meil oleks sinna kogumikku midagi lisada, nii et jah. Muidugi anname oma panuse, et head asja tuleb levitada, et oleks ka teistel kuskilt hea alustada, et külvame seemne ja küll siis see idanema läheb juba ise igaühe sees. Ja ma usun ka, et sellest oleks suur abi ja annaks tõuke ja julgustaks ka teisi õpetajaid seda tegema. Täpselt. Aga meie poolt mina ütlen aitäh, suur tänu kuulamast ja kaasa mõtlemast. Et jagasin kõike selliseid oma tarkusi, mis ma olen nüüd kokku kogunud. Ja ma tean, et meil Merlega on selles mõttes alati hea koostöö, sest et kui alati mingi asjad meeles, siis teised on meeles ja kuidagi nagu te nägite ka, siis ikkagi me oleme sellisel ühel lainel juba, et jõudnud sinna. Nii et loodan, et leidsite igaüks midagi toredat. Ja suur aitäh, Merle ja Ketter ja kõigiga teiega siis kohtume veel järgmisel kolmapäeval, siis on meil viimane õpiring ja siis me saame juba siis oma õpijuhistele kõik siin tagasisidet teilt. On nii, jah? Jah, täpselt nii. Nii, aga aitäh. Aitäh teile kõigile. Ilusat päeva. Aitäh, head aega.